Ja, kus? Olete varsti kohal või? No, davai. Ma trõmmelt või vitu pead välja. See on Soome Nokia. Seda tuntakse ja teatakse üle maailma. Aga juba üle 20 aasta on üritatud leida Eesti vastet sellele. Ehk siis Eesti Nokiat. Iga aasta on uudis, et ta on üles leitud. Aga kuidagimoodi ta libiseb käest ja kaob iga kord. Ja seepärast olengi ma täna tulnud siia ülisalajasse, radaritele nähtamatusse maa-alusesse laborpunkrisse. Ja kui teil tekib küsimus, kui salajane on, siis vaadake seda. Ma võin teha nii ja mitte ükski kapo, ministeeriumi ega mingi välisluureagent ei saa sellest haisugi ninna. Aga suitsupaasi teeme hiljem. Praegu on tööaeg. Igatahes ma olen siia tulnud teile näitama oma leiutisi, mis minu enda tagasihoidlikul hinnangul vääriksid kohe kindlasti Eesti Nokia tiitlit. Kõiki neid leiutisi võib kirjeldada ühe ja sama nimega 2 otsa, sest kõigil neil leiutistel on 2 otsa, millel on erinev funktsioon. Hakkame siis pihta. Esimesed 3 leiutist on seotud hammaste pesu ja ka teise funktsiooniga. Esimene on siin. Ühel pool hambahari, teisel pool on väits või nuga, sõltuvalt millises murdepiirkonnast Eestist pärit olete. Et see on, ütleme, väga hea selleks, kui te pesete hambaid ja järsku hiilib teile ligi vaenlane, kellel on käes nii võimas relv, et ma ei hakka seda isegi nimetama. Ja siis te saate ennast tema vastu kaitsta selle tootega. Teine toode või leiutis siis on veidi lahjem versioon sellest. Et see on siuke ümar otsaga, et seda võib ka lennukisse kaasa võtta, kes on sellised rännuhuvilised, kuigi ma arvan, kui seda siin teritada, selle saaks isegi plastmassist teha siia otsa. Aga kui ma arvan, kui seda teritada, siis saab sellega lõigata ka lihtsamaid asju, näiteks leiba või vorsti või midagi. Näete, siin on teine. Ning number 3 on, näete siin. See on nii, sellega saad pesta nii hambaid kui ajada ka habet. Seda saaks kasutada ka nõndamoodi, et paned lihtsalt siia žiletitera, sulatad sisse või kinnitad kuidagi moodi ja siis kasutad seda kui habemenuga. See tööriist on mõeldud kõigile, kes soovivad säästa ruumi oma vannitoakapis. Aga jälle seda vist ei tohi lennukisse võtta. Niisiis, teine leiutiste kogum on seotud kirjutusvahenditega. Või siis täpsemalt see ei ole kogum, see on lihtsalt ühe leiutise 2 varianti, näete. Need ühel pool on kirjutusvahend, teisel pool on kruvikeeraja, kas siis lameda peaga või ristpeaga. Jällegi, selle saaks teha ka plastmassist ja siis saaks kohe selle kruvi otsa teha, kuigi siis on raskem ligi päästa kitsamatesse kohtadesse, aga alati multifunktsionaalsuse tulekul pead ohverdama mõned mugavused teiste mugavuste kasuks. Ning vaadake 3. leiutist. Ühel pool on karamell, teisel pool on väävel. Ühel pool on magusmaitse, teisel pool on soolane maitse. Aga asi on selles, sööte, ostate, saate nautida hommi ning pärast süüdata midagi, kuigi jah, seda on ka vaja. Aga ikkagi see võib olla, see pruun riba võib olla juba selle karbi küljes, kus te ostate tikuhomme. Igatahes video lõpuks pean ma teile veel teada andma, et kõigil nendel leiutistel on patenditaotlus juba sisse antud, mis tähendab, et kui te üritate neid praegu hakata ilma loata kopeerima, siis teid tulevikus ootab ees üks pikk kohtutee.
aga seniks head aega